Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Täna arutleme kujutlusvõime teemal ning aluseks on võetud Pablo Picasso öeldud lause. Kõik, mida suudad ette kujutada, on reaalne. Inimese võime ette kujutada ja luua on olnud üks meie suurimaid ja ainulaadsemaid omadusi. Ettekujutusvõime on loonud maailma mitmeid imesid ja arengulisi edusamme. Kuid kas on tõesti võimalik öelda, et kõik, mida suudame ette kujutada, on reaalne? Kas ettekujutused on sama tõelised kui meie füüsilised kogemused? Ettekujutusvõime on inimese võime luua ja visualiseerida mentaalseid pilte ning ideid, mis ei pruugi veel olla füüsiliselt olemas. See võime võimaldab meil luua uusi kontseptsioone, mõista maailma teistsugustest vaatenurkadest ning kujutleda asju, mis pole veel reaalsuses teostunud. Ettekujutusvõime on olnud aluseks paljudele teaduslikele avastustele, kunstiteostele ja ühiskondlikele muutustele. Üks võimalik tõlgendus väitele kõik, mida suudad ette kujutada, on reaalne, on see, et ettekujutusvõime on esimene samm reaalsuse loomisel. Enne kui midagi füüsiliselt eksisteerima hakkab, peab see olema juba kellegi mõttes olemas. Näiteks kui me mõtleme tehnilistele leiutistele, nagu lennukid või arvutid, siis need ideed eksisteerisid alguses vaid kellegi ettekujutuses. Hiljem said need aga reaalsuseks tänu sellele, et keegi suutis oma ettekujutuse füüsiliselt teoks teha. Seega võib öelda, et ettekujutusvõime on tõepoolest esimene samm selleks, et midagi saaks reaalsuseks. Samuti on ettekujutusvõime oluline kunsti loomisel. Kunstnikud kasutavad oma ettekujutust ja loomingulist visiooni, et tuua maailma uusi esteetilisi ja emotsionaalseid elamusi. Kunsti kaudu väljendatakse ideid, tundeid ja mõtteid ning luuakse midagi, mis võib olla inspireeriv ja mõjus. Kuigi kunstiteosed ise võivad olla erinevatest füüsilistest materjalidest, on nende mõju reaalne. Inimestel on võime neid teoseid tajuda ja saada nendest emotsionaalset rahuldust, õppida uusi vaatenurki ja mõista maailma teisiti. Ettekujutusvõime mõjutab ka meie eneseväljendust ja isiklikku arengut. Kujutleme hetkeks, et soovime saavutada isiklikku eesmärki, näiteks osaleda maratonil. Esialgu on see vaid meie ettekujutus, kuid see võib olla võimas motivaator. Ette kujutades ennast jooksjana, kuidas läbime maratoni ja ületame finišijoone võidurõõmu tundes, suudame seda ka tegelikkuses saavutada. Ettekujutusvõime motiveerib meid võtma samme ja tegema otsuseid, mis viivad meid soovitud tulemusteni. Siiski on oluline märkida, et väide kõik, mida suudad ette kujutada, on reaalne, ei tähenda seda, et kõik, mida me ette kujutame, saab füüsiliselt reaalsuseks. Ettekujutused võivad olla ka väljamõeldised, unenäod või fantaasiad, mis jäävad pelgalt meie meelte piiridesse. Kuigi need võivad meile emotsionaalset ja vaimset rahuldust pakkuda, ei pruugi need olla otseselt seotud välismaailmaga. Samuti jäävad ettekujutatud asjad fantaasiamaailma siis, kui me pole reaalselt valmis nende reaalsusest saamise nimel tööd tegema ja arenema. Kui me pole nõus korduvalt ja korduvalt läbi kukkuma. Iga ebaõnnestumine näitab vaid seda, kuidas mingit asja teha ei saa. See ei näita seda, et seda asja üldse teha ei saa. Kokkuvõtteks võib öelda, et ettekujutusvõime on inimese võimas omadus, mis võimaldab meil luua, avastada ja ennast väljendada.
kuigi mitte kõik, mida suudame ette kujutada, ei pruugi olla füüsiliselt reaalne, on ettekujutusvõime siiski aluseks meie loovusele, teaduslikele avastustele ja isiklikule arengule. Ettekujutusvõime võimaldab meil vaadata maailma teisiti ning tuua ellu asju, mis enne olid vaid meie mõtetes. Seega võime öelda, et ettekujutusvõime on oluline osa meie reaalsusest ja sellesse suhtumisest. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!